Vastus küsimusele, et miks mõrvati John Kennedy? Sellepärast, et salastada ja varjata, et maakera on lame. Ja samas siis öeldakse, et kui tahate siis nagu päriselt aru saada, et kus kogu kurjuse juur on, siis lugege neid sioonitarkade protokollid. See on ikkagi selline antisemiitlik ja on seotud ka paljude teiste siis vandenõuteooriatega ja võidakse lõppkokkuvõttes ka siis sihtida juurde. Tervitused kõikidele vapratele Vanglaplaneedi sõpradele. Täna on meil 1. aprill, rahvusvaheline naljapäev. Kuigi see vestlus, mida me siin nüüd pidama hakkame, otseselt just nagu naljakas ei ole. Aga ma arvan, et päris ilma huumorita me ka siin ikkagi enam seekord hakkama ei saa. Nimelt siis 20. märtsil toimus Tartu Ülikooli Ühiskonnateaduste Instituudi poolt korraldatud veebiseminar nimega Vandenõuteooriate äratundmine kriisides. Koolitajateks olid siis eksperdid Oksana Bellonova-Dalton ja Gretel Juhansoo. Ja mis seal salata, tuli ka ise sellest osa võtta ja lisaks minule tegid siis seda veel päris mitu toredat inimest, kellega me nüüd sellel teemal kohe natukene ka arutleme. Ja muidugi ma kutsusin ka Oksanat ja Gretelit meiega vestlema, aga kahjuks nad kumbki minu kirjale ei reageerinud ja siis me peame kuidagi nüüd siin ikkagi oma jõududega hakkama saama. Et siis mul on hea meel tervitada Võru linnavolikogu liiget Kertu Luisku, siis minu head sõpra Siim Tederit, keda vahepeal ka Maik Kalamuseks peetakse millegi pärast. Siis on meil siin MTÜ Eestimaa looduse valvurid esindajad Rain ja Birgit ja eestieest.comi portaali toimetaja Maarjo Maripuu. Ja enne kui me nüüd nende vandenõuteooriate kallale läheme, millest seal seminaril räägiti, siis puudutaks natukene seda korralduslikku poolt, kuidas see asi neil organiseeritud oli. Et nimelt need osalejad said ka seal küsimusi küsida kirjalikult, aga mingil põhjusel ei näidatud siis kõikidele osalejatele kõiki küsimusi, mida siis küsiti. Et ehk siis näiteks, kui mina midagi küsisin, siis ma nägin vaid enda küsimusi ja siis veel paari teise inimese küsimust. Aga kui ma teadsin, et ka tänased saatekülalised küsisid samal ajal midagi, siis neid ma ei näinud. Ja seminari lõpus korraldaja korraks nagu kommenteeris ka seda teemat, et ütles, et küsimused on äärmiselt erinevad ja need on väga palju, et kõike lihtsalt ei jõua. Et ma ei saanud aru, kas siis kõike ei jõua kuvada või see natukene nagu meenutas seda, kuidas Mart Laaril sai kunagi Facebookis ruum otsa. Et aga mis te arvate sellest, et miks selle küsimuste postitamine ja kuvamine seal selline oli, et miks seda varjati? No vot, tere kõigile. Selles suhtes, et ma olin siin julmalt ette valmistanud, ma Peetrile näitasin ka. Siin on terve üks lehekülg, siin on veel lehekülg, arvutis on, mul on screenid kõik tehtud. Aga vaata sihukese küsimuse peale, nagu sina mul Peeter praegu siin panid, seda ma ei osanud nagu niimoodi. Ma mõtlesin selle peale. Aga ma ise arvan seda, et neil ei ole vastuseid. Neil ei olnud tegelikult vastuseid, sest kui saate lõpus küsimuste küsimine oli, siis nad võtsid sealt nagu kõige lahjemad ja vastus oli ikka täiesti kohutav, et Kennedy lasti sellepärast maha, et maa on lame. No tere Tallinna. No mis vastus see sihuke on? Ja siis need inimesed veel uhkustasid ennem saadet, et kuidas nad olid sellel teemal teinud bakalaureuse töösi ja asju. Kas see ongi nüüd ülikooli tase sihuke asi teha või? No see on ju täielik ajuvabadus. Ma saan aru, et meie veebiraadio lihtsalt ja keerutamata tuleme 2 korda nädalas kokku, teeme podcasti ja see on niuke väike entertainment ka, et kuidas Eesti riik põhja läheb ja siis me lihtsalt räägime ja keegi meid ei kuula. Aga nemad ju sisuliselt tulid, hakkasid rahvast õpetama, mis asi on vandenõuteooria ja siis teevad sihukese asja. Nagu,
nonsense ju, see on nonsense. Ja ma omalt poolt lisaks, et see on huvitav, et see on ju see mingi Telia ja siis Tartu Ühiskonnateaduste Instituut, aga kui vaadata seal Ühiskonnateaduste Instituudi YouTube'i lehte, siis seal on kommentaarium välja lülitatud. Ehk siis see Ühiskonnateaduste Instituut väga nagu ei talu seda ühiskonda või mingi nagu lühis on seal. ja ma arvasin tõsimeeli, et no, et äkki tõesti, et on nagu ära lahutatud need inimesed, et on need nii-öelda vandenõuteoreetikud ja siis need, keda me püüame nende eest kaitsta. Ja siis, kui ma sain aru, et kurja, me oleme nagu kõik igaüks eraldi sulgu pandud, et küsid ja ma ei näe teiste küsimusi. Ja minu küsimused olid, et tere, kas tuulikute infraheli on ka vandenõuteooria, kes ja mis eesmärgiga loovad neid vandenõuteooriaid. Ja kuna seal oli välja toodud, et see populatsiooni vähendamine, et see on ka vandenõuteooria, siis ma küsisin, kirjutasin, siin on video, kus härra ütleb otse välja plaani inimkonda vähendada. Te tõite selle välja vandenõuteooriana, aga kui ma näen, et keegi on selle selgelt sõnastanud ja ta omab vastavat võimu, kas ma peaksin lihtsalt lähtuma teie öeldust, et tegemist on vaid teooriaga ja mitte uskuma videomaterjali? Siis ma panin selle videomaterjali, kus Bill Gates räägib sellest CO2 nulli viimisest ja inimkonna vähendamisest vaktsiinidest. Ja ma panin isegi juurde ka, et umbes 3-40 minutilt algab see vastav jutt. Ja siis ma küsisin, kui ma sain aru, et me oleme kõik eraldi sulgudesse pandud, me ei näe üksteist mitte midagi, siis ma küsisin, et miks on küsijad omavahel segregeeritud. Hetkel ette loetud küsimust ma siin küsimuste seas ei näe, sest ta ütleski, et nii palju küsimusi ja aega on nii vähe, et ma siin võtan, on ju. Ja siis ma sain aru, et okei, et küsimusi on palju, ma näen ainult enda omasid. Ja siis oligi, et ma küsisin, et miks on need omavahel segregeeritud ja siis ma küsisin veel edasi, et kas selline küsimuste küsijate eraldamine pole mitte sihilik infoväljade lõhestamine. Ja siis ma olin juba väga närvis ja siis ma küsisin veel. See jätab teie üritusele väga ebausaldusväärse kuvandi. Kas te arvate, et teie kuulajaskond on rumal ja peate neid mingit laadi vaakumis hoidma? Ja nad ütlesid, et me võime pärast siis vastata, on ju. Ja siis tuli mulle kiri mõni aeg hiljem. Tere Kertu, suur tänu küsimuse eest selle kohta, et kes ja mis eesmärgil loob vandenõuteooriat. Teised küsimused, ei ole olulised. Nemad tahtsid vastata ainult sellele ühele. Ja siis ütleb, raamatus Tõejärgsuse kummutamine loodusteaduse tundides. Siis on mingi Anastasia Stapova blablabla, on ju. Ja jutt jõuab selleni, et ärimehed Alex Jones ja David Icke jagavad vandenõuteooriaid, et müüvad tulusalt oma raamatuid, üritusi, looduslikke ravimeid, toidulisandeid. Võt selleks toodetakse neid vandenõuteooriaid. Ja ma kunagi Maximast ostsin mingi raamatu ka vandenõuteooriate teemal. Mina kujutasin ette, et see on nagu mingi päris asi. Et ma loegi vandenõuteooriad ja mis tegelikult on kõik need asjad, 9/11, absoluutselt kõik vandenõuteooriad lõpuks olid siuksed, miks nad oleks pidanud nii palju vaeva nägema? Enam-vähem, see on vandenõuteooria, see ei ole päris. Miks nad oleks pidanud nii palju vaeva nägema? Aga nüüd näiteks Kennedy failid tulevad välja, et miks ta siis ära tapeti. Muidugi on ka mingi teooria, et tegelikult ei tapetud, mina ei tea. Ja tuleb välja, et oligi nagu väga mõjuvad põhjused, sest ta tahtis näha, kuidas need rahad liiguvad, sest tänasel päeval ka, kui me näeks, kuidas rahad liiguvad selles sõjatööstuses, siis oleks ilmselge, et kõik see, mis toimub, see inimeste tapmine, maade hõivamine, see on ainult seotud raha ja võimumängudega. Ja siis me teaks ka, kes on need päriselt süüdi, mitte nii, et tihkame kõik Putinit ja kõiki venelasi ja siis on nagu hästi, siis võidame. Et see on nagu täiesti ajuvaba. Ja teised mu küsimused ei läinud üldse arvesse. Ja siis veel COVIDi kohta ka, et saatis mingi materjali, et kuidas siis COVIDi asja endale selgeks teha. Kuigi jah, tänaseks on ju selge, et see COVIDi asi, see, mida me rääkisime, need ei olnud vandenõuteooriad. See, et need süstid tegelikult inimkonda vähendasid, see on fakt. Ja ongi huvitav see, et kuidas me peame siis nagu, mina kujutasin ette, et neil ongi nagu mingi siuke päris tugev asi kokku pandud. Tegelikkus on see, et nad kartsid meid. Miks nad muidu meid niimoodi ära lahutasid, et me isegi ei näe nende inimeste nimesid, kes seal teised on, et äkki pärast saadame neile mingit materjali või tegelikult nad kardavad täiega. Ja praegu ongi see olukord, kus nad justkui ajavad väga adekvaatset asja, kuna neil on see peavoolumeedia platvorm, kuna neil on mega rahastused taga. Kuramus terve ülikool teeb tööd selle heaks, et meile mingit jurasi sajada või. Tartu Ülikool paneb oma nime alla ja siis me oleme siuksed, ülikool, siis on adekvaatne asi. Aga need inimesed, kes on nagu normaalsed ja mõtlevad, mis tunne neil peab olema, kui nad käivad sellises koolis,
mis tegelikult ei keskendu isegi tõele ega teadmistele, vaid ajupesule. Näiteks ma olen mõelnud, tahaks mingis valdkonnas ennast nagu täiendada. Ja kuna me ei tõmba ülikooli poole, täpselt see tunne on, et seal nüüd toimub siuke ajupesu, et kust ma siis peaks need teadmised saama. Ja siis hakkadki raamatuid lugema, internetist otsima ja siis sul ei ole seda paberit, mille peale sulle öeldakse, et sina ei tea sellest teemast midagi, sul pole ju paberit. Kus ma tänasel päeval peaks saama adekvaatse paberi, kui ma näen, et ülikooli inimesed siukest häusse suudavad ajada? No see ei ole tõsiseltvõetav minu jaoks. Mida mina panin tähele, et alguses naisterahvas, kes seda asja seal juhtis, et ta ütles, et kuna on nii palju nagu erinevaid inimesi seal, siis tuli korraldus, et kaameraid ja mikrofoni ei tohiks kasutada. Huvitav ongi, et kes selle korraldus annab siukse siis ja miks nagu sellisel põhjusel, et mis põhjendus see üldse on, et nii palju osalejaid on lihtsalt. Jana, kuidagi mainisid sa mingi Zoomiga seoses, et mingi probleem, aga Zoomil minu teada ei ole sellist piirangut, et see peaks ikkagi kuskilt no võtta ongi, et mis asi? See vandenõu. See vandenõu. See vandenõu. No see asi lõpuks tekitab minu meelest vandenõusid juurde küll, et mingit, ma läksin ka nagu vastuseid saama, aga sain hoopis pettumuse. Ja tegelikult nad ei andnud ju mingeid tööriistasid, et kuidas siis ära tunda. Nende point oli see, et peavoolus on ainult tõde, on ju, kõik, mis on kõrval. Ja kui peavool ütleb, nad paari asja kohta ütlesid ka ju, et osutus ikkagi tõeks. Et kui meie ütleme, et see on tegelikult nii, siis jah, see MK Ultra teema, et siis on õige. Aga kuni me ei ole öelnud, et see on nii, siis ärge uskuge. Ja muidugi hästi naljakas oli see tuvide näide, et ja neid on nimelt ka valesid liikvele lastud, et oli mingi vandenõuteooria, mis lasti liikvele, et tuvid on tegelikult robotid ja siis nad laevad ennast traatide pealt tädidel jumala lõbus. Mina vaatan, kuradi robot tuvite ise olete, määratasin tuvide üle. Et kuidagi nagu siuke. Ja siis mõtledki, et aga vandenõuteooria, nad ei räägi sellest, mis on selle sõna nagu algne tähendus. Tegelikult see on ju CIA poolt loodud. Täpselt selle jaoks on need inimesed, kes ei räägi peavoolule kaasa, et nad ära tühistada. See on ju see ajalugu. No. Jah, on vandenõuteooria, aga mitte vale. Ja mina märkasin ka seda, et kommentaariumis tegelikult mina olin üldse mingi 2 võõra inimesega. Seal oli 2 meesterahvast, üks ütles tere ja siis keegi kirjutas mingi pika teksti ja ma mõtlesin, et kas tõesti ma olen üksinda, et ma ei saanud üldse asjale pihta ja siis lõpus, siis vandenõuanalüütikuna tegin ilusti pildid, et minu küsimused jääks nagu alles, on ju. Ja osalesin Tartu Ülikooli ühel kursusel. Ja seal rääkis Toivo Maimets, et teadlasi õpetatakse kõiges kahtlema, et mul siis tekkiski küsimus, et kas siis vandenõuanalüütikud on ka teadlased, et me ju kahtleme nagu kõiges oskame kahelda. Jah, ja teadlastest võib-olla nii palju, et teadus muutub siin, no ei ütle päevadega, aga lausa aastatega igal juhul. Et näiteks võiks tuua, et üks teadlane Jüri Lavrentev 2019 rääkis, et infrahelist saab väga tõhusaid relvi teha ja inimeste organeid mõjutada. Ja täna räägib sama teadlane, et ei infraheli ei ole olemas ja kui on, siis seda kuuleb ainult nagu tavalist müra. Et nii asjad käivad jah millegipärast, et kõik, kes on kuidagi pidi makstud ilmselgelt, siis muudavad oma asju. Põnev. Ja miskipärast ministeeriumid ja sellised sündmused või üritused neil kommentaariumid on igalt poolt välja lülitatud, ka YouTube'ist, Facebook'ist, igal pool on kommentaariumid välja lülitatud, et kas see tulebki siis nüüd see vihakõnaseadus hakkab niimoodi pihta meil või? Ja, et harjutatakse inimesi juba, jah. Aga Mario, sa mõtlesid, et maksmisest siin juba tuli natukene juttu, et esiteks, mida sina küsisid ja sa ka natukene sorteerisid ja nuhkisid, et kus nende korraldajate rahastus tuleb, et äkki valgustad meid selle koha pealt ka natukene? Just täpselt. Mul kohe tuli selle peale, et mis asja, see tundus lihtsalt nii kinni makstud jutt. Ja uurisin, siin on Haridus- ja Teadusministeeriumi programm Eesti keel ja kultuur digiajastul. Selle programmi eesmärk on toetada keele ja kultuuri valdkonna teadus- ja arendusprojekte, sealhulgas digimentorite koolitamist ja tegevust. 2023 aastal taotlusvoorus said nad 1 372 000 eurot.
Siis Tartu Ülikooli ja Telia koostöös loodud koolitusprogramm, seal siis ilmselgelt siis Telia ise seda summat välja ei ole toodud, siis rahastas. Ja sihtasutus Läänemaa projektid. Läänemaal on ellu kutsutud digimentorite võrgustik, mille eesmärk on toetada õpilaste digioskuste omandamist. Projekti kogumaksumus on 953 317 eurot. Ehk siis siukse jama ajamiseks on neil piisavalt vahendeid ja sa võid ükstapuha, mis ila suust välja ajada, see on kinni makstud. Et maksaks keegi ka meile niimoodi riiklikult, on ju. Me vähemalt räägime nagu enda arust tartu. Eks see Putini rahastused ei ole millegipärast kohale jõudnud. Muidu räägitakse kogu aeg, et me oleme ju Putini käsilased, aga ei ole kohale need rahad jõudnud millegipärast. Huvitav on. On küll, Kertu kuskil välismaal, me ei saa seda vaadata. Kertu just täna hõiskas, vaata, et tal on lilla seal kuskil. Et nüüd tuli välja, kelle käes need Putini rahad tegelikult on. Mina arvasin, et Peeter, aga nüüd tuli välja, et Kertu. Ei no, eks käsi peseb kätt nii-öelda, et tuleb ka ju jälgi segada ikkagi. Aga Maarjo, mida sa küsisid nende koolitajate käest? Nende käest ma küsisin, kõigepealt nad rääkisid sellest, et mis alustel siis vandenõuteooria üldse nii-öelda selekteerida, et millistele tunnustele siis kogu see vandenõu teema siis baseerub ja nad viskasid need teemad ette ja ma vaatasin, no täiesti pekkis. Koroona ajastul, kui vaatasid, tegid teleka vastu, siis täpselt samadele kriteeriumitele see televisioonist meile ju lastigi seda informatsiooni. Ja siis ma kirjutasingi selle jutu, et kuule, et koroona ajal just samade kriteeriumite järgi meile infot edastatigi, aga sellele ei mingit vastust. Ja ma ei mäleta, ma ei kirjutanud neid osasi enam ülessegi, ma seal hakkasin juba sõimama, ma ei jaksanud enam, aga nad ei vastanud mulle. Mingid mõttetuid vastuseid seal tuli, kellegi teise küsimused, neid ma ka ei mäletan. No igatahes täielik Podjomkin. Ja Kertu juba siin mainis ka natuke seda lindude teemat, millest te rääkisid, et ma tahakski just sellel algusosal puudutada, et mida nad seal mainisid, aga ma panen selle klipi korraks nagu mängima ka, et kõigil see meelde tuleks ja siis ma uuriks vähe teie kohta või teie käest selle kohta. Ja üks hea näide siia juurde, et kui rääkida, et juhuslikkus tõlgendatakse mustritena, siis on üks vandenõuteooria, mida tegelikult hakati täitsa meelega levitama, et näha, kui hästi ja kui kiirelt vandenõuteooriad levivad. Ja see vandenõuteooria seisnes siis selles, et valitsus on, see algus USAs, et valitsus on asendanud siis linnud luurerobotitega. Et siis need saaksid ringi lennata ja inimeste järel siis luurata. Ja selles vandenõuteoorias on üks tõend või tõestus on siis see, et kui linnud istuvad elektriliinidel, siis tegelikult need mitte linnud, vaid robotid, nad hoopis laevad oma patareisid seal täis. Et tegelikult siis nähakse, et muster, mingi juhuslik muster on tekkinud, et linnud vahepeal istuvad elektriliinidel, vahepeal istuvad võib-olla kuskil mujal. Aga kui sa nüüd siduda selle vandenõuteooriaga, mis on välja mõeldud, siis on näha, et võib-olla need robotid hoopis saavad oma patareisid seal laadida. Et see on üks ilmestav näide sellest juhuslikkuse tõlgendamisest. Et selline jutt siis, eks ju, aga mind just nagu huvitabki kõige rohkem see, et kuidas see algus oli, et on üks vandenõuteooria, mida tegelikult hakati täitsa meelega levitama, et näha, kui hästi ja kiirelt vandenõuteooriad levivad. Et ongi nagu kaks küsimust, et esiteks, et kes see selliseid asju siis nagu levitab ja teiseks see, et huvitav, kui palju meil ringleb siin selliseid meelega ette söödetud vandenõuteooriaid, et siis inimesi, meiesuguseid inimesi, kes tegelikult ikkagi faktide põhjal üritavad neid asju kajastada, et selliseid inimesi siis diskrediteerida. Ma täna kuulasin veel mõnda asja sealt, et taeva triibutamisest on ju selline asi, mida iga inimene ju ometigi näeb ja kui vaadata nüüd natuke tagasi aega, kui me olime lapsed, siis ei jäänud ühelgi lennukil kuidagi jutti taha, et kui väike jupp oli, kadus ära. Et millegipärast täna on see kliima nii kõvasti siis muutunud või et lausa peaaegu igal lennukil on mõni päev neid jutte täis ja see on taevas on kinni
triibutatud, et põnev ja siis ja mõnikord on ka töölisrahval ka pühapäev, et siis ei lasta, et huvitavad seosed. aga nad ise toovad, kui seal vaidlema minna nende triibuusulistega, siis nad ise toovad välja, et need kõrguse vahed on ja siis ongi see mingi atmosfäär ja mina ei ole füüsikainimene, mina ei tea neid definitsioone ja seadusi nii hästi, aga neil on nagu nad on nii nagu ära dresseeritud seletama ära, et see on nii normaalne, nagu isegi sünoptik ütleb, ja need on need joonpilved. Täna jalutades vaatasin neid triipe ja mõtlesin, issand, kui hea on ilma ennustada, kui ilm kuskil tehakse. Et me hakkame tänu sellele chemtraili teemal ja sealsamas on olemas videod, on olemas pilootide tunnistused, kus nad räägivad ja et nad teevadki seda, mis selle eesmärk on ja kuidas inimesed tegelikult, on tehtud ka mingeid uuringuid, et võetud neid proove mullast ja kuskohast need metallid sinna mulda saavad, need metallid tegelikult vastavad ja see koostis vastab sellele, mida need piloodid on ka rääkinud, et mida nad seal piserdavad. Ja kui me oleme siin aastaid olnud hädas sellega, et mis ikka vaatad ilmateadet, et see paneb ju puusse, Norra oma on enam-vähem, ei too ikka ka valetab. Aga nüüd, kui ilma teevad nad ise, siis me saame lõpuks ometi rahvana adekvaatset ilmateadet ja selle üle tasub ju rõõmustada, on ju, et kui näed, et ikka päevas on täis pasandatud, okei, homme on vilu. Ma ei tea, minu arust nad panevad siis ka pange ikkagi. Siis ka paneb pange. No siis nad ei jälgi piisavalt seda lennutrajektoore ja aineid, mida pihustatakse. Ja see ei olegi eestlasel millegi üle enam vinguda, vaata. Muidu räägid ilmast, aga siis ei saagi enam ilmast räägida, sest see on ette ennustatav. Sellest lõbust ka ilma. Aga selle koha pealt jah, et neid vandenõuteooriaid pannakse ise ringlema, ma usun küll, mingisugused jutud reptiilidest ja asjad, nad peavad ju kuidagi nagu naeruvääristama seda. Reptiilid on päris. Okay. Ma olen valesti aru saanud jälle. Vandenõuteooriate teemalise saade, ma panin spetsiaalselt isegi Soomu sellise bluusi. Ma olen nagu, inimesed liigud kõik ära. Äkki siis me peame tegema tulevikus saateid, kuidas ära tunda reptiili. Aga mis ma veel panin tähele, et nad hästi, ma olen paari saadet veel kuulanud ja juhitakse tähelepanu sellele nagu, et juhitakse tähelepanu. Nad räägivad, et vandenõud muutuvad ohtlikuks siis, kui need hakkavad vägivalda külvama. Aga kas te teate mõnda sihukest vandenõuteooriat, mis külvaks vägivalda? Minu meelest ei ole nagu väga kuulnud või eks inimesel peab endal ka mõistus peas olema, et mida ta kuulab ja usub, et aga tõesti jah, see vägivalla jutt tundubki ainult juttu olevat lihtsalt selle jaoks, et neid vandenõuteooriaid siis ohtlikuks teha. Aga nad ju ise valmistuvad nendeks meeleavaldusteks ja mina, kes mul on vandenõuteoreetik, ja mis kõik asjad teeb. Mina kogu aeg räägin inimestele, et ärge minge selle viha õhutamisega kaasa, jääge rahulikuks. Kui me lähme mingi meeleavalduse ajaga sinna möllama, neil on laibakotid, need käerauad, veekahurid, nüüd on mingi eriväljaõpet tehakse. Nad õhutavad ja nad tahavadki seda mässu selleks, et nad saaks oma võimu veel kõvemini nagu peale krutida. Covidi aegu nad väärkohtlesid tegelikult elanikkonda, kõik see kehalise puutumatuse äravõtmine nii-öelda soovituslike süstidega on ja kus ikka tööl ei saa käia, kui ei süsti, siis see ei ole soovituslik. Et nad lihtsalt, et võimu juurde haarata, nad õhutavad vägivallale. Ja mulle tundub, et peavoolumeedia ka, et vahest, et nad tundub, et nad mätsivad kinni neid valitsuse ja omavalitsuste sigadusi, aga seal samas nad toodavad pealkirju, mis ajavad inimesi hullult närvi ja see viha muudkui keeb ja see ei ole juhuslik. See ongi täpselt selle jaoks, et mingi hetk meil on siuke, kuram küll, nüüd aitab. Koondutakse, tehakse mingi sigadus ära, aga see on see, et need kõige julgemad, kõige tugevamad lähevad ju sinna nii-öelda eesliinil siis korda looma, mida meiega tehakse, et hakkavad vastu töötama. Ja siis nendel võetakse ju pead maha. Ehk siis see on nagu kõige tugevamate lõpuks nagu maha niitimiseks, see viha õhutamine. Ja mitte meie poolt, vaid just valitsuse poolt. No ega tegelikult väga muretsema ei pea. Inimesed elavad ennast Facebookis välja ja ega nad välja ei tule niikuinii. Aga selle kohta, sa tegid ju kunagi mingi filmi aprillirahutuste kohta. Seal sa tõid ka välja, et kuskil, kas Inglismaal oli mingisugune teema, vaata, kus oli ka rahumeelne protest ja siis tulid mingid anarhistid, kes hakkasid laamendama. Et on ju kasutatud neid võtteid.
ja see oli Seattle'is ja Ameerikas, et on, ja noh, see oli ainult üks näide, aga neid näiteid on väga palju siin ka noh, peale seda, kui ma selle filmi tegin, tuli neid veel, kus oli tõesti niimoodi, et meeleavaldajate seas olid noh, politsei varustusega nii-öelda meeleavaldajad siis, kes hakkasid kividega loopima mente ja noh, sihuke klassika. Ja ühes hiljutises Redactedi saates nad rääkisid ka, et need samased Sorose rahastatud, need Antifad ja Black Lives Matter, et oli pandud need mingid telefoni ja GPS-id või noh, ühesõnaga mingid need, millega sai ära fikseerida selle inimkoosluse, kes seal olid ja need telefonide andmed, mis siis seal olid, muudkui kordusid meeleavaldusel ühest teemast teisse. Noh, võib öelda, et meil ka Eestis need rändaktivistid on ju samad näod. Aga vaata, USA on midagi muud. Ja USA-s see, et sa oled nagu iga teema peale, et nüüd lähed ja täiega möllad. Meil on see, et me üritame nagu mõistust pähe panna nendele ametnikele, kes on meie kaasmaalased. No, mida te teete, on ju, aga see, mis seal toimub, Black Lives Matter ja siis mustanahalised peksavad mustanahaliste ärisid segi. No, mis asja? Black Lives Matter, aga vaata, noh, ma sinu putka peksan puruks, sest Black Lives Matter, olgugi, et sa oled ka mustanahaline nagu kaasmaalane. Et selles mõttes on see käekiri ikka täiesti midagi muud, need, kes saavad raha, sest Ukrainas samamoodi aastal 2014 seal need nii-öelda asjaajajad, need olid ikkagi raha selle eest saanud. Ja siin on ka mingi siuke kild läbi käinud, et naised on meestele öelnud ka, et noh, et kui ikka raha ei saa, siis välja ei lähe, noh. Et meeleavaldusel võid käia, aga ainult siis, kui sellest raha saab. Ja ma ei tea, kas teil on meeles, kui olid need Tallinnas meeleavaldused, siis mingi meeleavalduse ajaks mingi casting agentuur otsis mustanahalisi näitlejaid, massistseen, et mingi kas mäss või midagi sellist, aga õnneks keegi meie seast nägi selle ära ja siis võttis kohe ühendust, et ei, et meil on registreeritud meeleavaldus ja keegi teeb seal mustanahalistega mingit show'd. Nad otsivadki seda provokatsiooni, et asi läheks lappesse, et see hoidki inimesed nagu väga hästi kahe kõrva vahel kinni, et nende provokatsioonidega kaasa minna. See on nende idee, nende soov, et meie läheksimegi siis mässu peale, et nemad saaks rohkem võimu haarata ja seda ei tohi teha. Ja just täpselt, ja kui meie jääme rahumeelseks ja nemad ise alustavad, nii nagu COVID ajal oli, et saadeti koerad peale lihtsalt lapsekäruga inimestele ja vanuritele. Et siis nad ise kaotavad, kui nad selle sammu ise esimesena teevad, et meie peame alati jääma rahumeelseks. No me näeme ju tuulikute koosolekutel käies, Põltsamaal oli üks koosolek, kus inimene väljendas oma muret, noh, ta oli väga nagu agressiivselt võib öelda ja siis see mikrofonitädi oli reaalselt, ma arvan, tellitud provokaator, sest ta lükkas seda meest 3 korda, 2 korda puutus ja 3. korral legi kohe tõukas, et see oli kindlasti sisseostetud provokaator, et inimesed läheksid seal endast välja ja saakski mässu korraldada. No selles mõttes maailma maatstaabis on juba täna väga hästi selge ju, et kui on ikkagi protest, siis pigem rahumeelne, sellepärast, et päris 50% on see tõhusam versus siis, kui ta on juba läheb selliseks aktiivseks või kähmluseks, mis iganes. Et just rahumeelne, et see viib tulemuseni, et soovitus kõigile alati olla rahumeelsed. Maarja, sa oled nüüd jupp aega tasa olnud, äkki tahad ka midagi öelda, ma panen siis kohe ühe klipi, kui sa ära räägid, et siin Siim juba mainis, et kas me teame mõnda sellist nii-öelda vandenõuteooriat, mis siis midagi kuidagi inimesi vägivallale õhutab või kuidagi agressiivne on, et nemad seal oma koolitusel suudavad ka kõige siukse pisema asja väga hästi ära seostada kõige hullema vägivaldsusega, aga Maarja, palun. Ja, no seal nad tõidki ju tegelikult välja Kapitooliumi ründamise, ehk siis Trumpi vastane narratiiv oli sisse toodud. Ja loogiline, kui seda rahastab ka Euroopa Liidu mingi ühine fond, kes on praegu sihitud sisuliselt nii Putini vastu kui Trumpi vastu, ehk siis, et nii on. Aga seal oli huvitavalt oli näha ja kuulda, et hakkasid illuminaate, ehk siis vabamüürlust, hakkasid vandenõuna võrdlema kuu tagaküljel elavate siis natside või teiste inimestega, ehk siis, et nagu vabamüürlust ei eksisteeriks, on ju. Et see täiesti müstika ja need võrdlused, mida nad tõid, näiteks nagu need linnud seal, kes laevad ennast
noh, elektrijuhtmete peal. Mul on niisugune tunne, et nad ise mõtlesid need teooriad välja. No need on lihtsalt nii absurdsed. Need on lihtsalt nii absurdsed, et ma arvan, et nad mõtlesid need ise välja. See ei ole lihtsalt reaalne. Nende lindude asi oligi välja mõeldud. Ega mitte nende enda poolt. Seda tunnistasid jah, et keegi kuskilt, aga vaata, ma väga tahaks teada, ma ikkagi üritan nendega vähemalt kirjadel sellele vastuse kätte saada kunagi, et kus see info pärineb, ma tahaks väga teada, kes ja mis moodi siis selle nagu niimoodi levima lasi. Huvitav, kas keegi saab siukse vastuse kätte, et miks nad asju ainult omavahel arutavad, mitte vandenõu teoreetikutega koos? Ja, see on ka väga oluline küsimus. Et no tahaks niimoodi tahaks ju asjad selgida. Just. Aga mis puudutab seda vabamüürlaste teemal, huvitav on see, et kui meiesugustele, see on sekt ja kunglarahvas, see on sekt ja nii edasi, on ju. Ja siis pealtnägija võtab ette, et vabamüürlased puhtaks pestad. Ei, no meil on lihtsalt mingi vennaskond ja nii edasi. Ei, no ei, mitte midagi ei ole. Et noh, kui me võtame peavoolus peseme puhtaks, siis on asi nagu klaar, korras. Aga kõik need, kes meiega sama laulu ei laula, siis sekt, tänasel päeval sa oled uhhuuga siis, kui sa ütled, et on ainult 2 sugu ja siis mingid meie valitsusliikmed lähevad Riigikogu ette ja räägivad, kuidas võib olla ka 20 sugu ja nemad ei ole uhhuud. Noh, see on nagu täiesti jabur olukord, kus olla. Ja see on täpselt siuke tunne, kas üldse nagu vaielda sellistega. No sellisega ei ole nagu mitte midagi ju teha. Anna lihtsalt talle, et küll, jah, võta oma 30 sugu ja ole homme kas või jõehobu vahet jalana. Ja kas need sood nagu omavahel on ka võimalik kuidagi paljunema asju? Mis sealt veel välja tuleb? Ära küsi. No jaa, aga nad rääkisid ka seal, et võtti infot ametlikest kanalitest. No millised need ametlikud kanalid on? Minu meelest nad ei täpsustasid või täpsustanud, aga ma küsisin ka, et kust võtab infot ametlik kanal on ju. Nii lihtne küsimus, kui nad ise väidavad, et on ametlik kanal. Isegi sellele küsimusele ei saanud ma vastust. Väga lihtne küsimus ju. Jah, ja peaks olema väga oluline küsimus, et inimene nüüd äkki jumalast siis valele teele ei lähe ja hakka kuskilt väga hullust kohast seda võtma, et vastake siis inimestele. No just. Ja mul oli kunagi siuke olukord, kus ma kommenteerisin mingisugust postitust, või see oli Delfi uudis, jah, kus räägiti vaktsiinidest, just see HPV vaktsiin, ja see lugu oli tasuta. Ja siis ma küsisin, et kommentaariumis lihtsalt siukse küsimus, et palju vaktsiinitootjatele maksti, et see lugu siis tasuta üles läheks. Ja sellele reageeris keegi militaar- ja meditsiiniga seotud inimene vist. Pani ka sinna vastu mingisuguse kommentaari, et palju mulle siis maksti selle kommentaari eest. Ja siis ma vastasin talle midagi, ma ei mäleta, aga igatahes tema kommentaarid kadusid ära sealt. Ja siis ma kirjutasin talle otse. Ja saatsin talle screenid, et näed, ma ei näe sinu kommentaare. Ja siis tema saatis mulle vastu, et tema ei näe minu kommentaari. Ja siis me hakkasime seal rääkima, saime nagu jutu peale. Ja siis ta hakkas ka uurima, et tundub, et sina ka nagu ei vaktsineeri, et mille pärast ta ei otsustasid nagu mitte vaktsineerida. Siis ma rääkisin, et ma arvan, et ma olen piisavalt tervislik, et ma ei vaja seda vaktsiini, et võib-olla siis inimesed, kes ei ole nii tervislikud, et nemad siis nagu vajavad seda. Aga mulle tunnen, et ma saan ise hakkama nagu. Ja siis läks meil see jutt seal edasi ja siis ma hakkasin ta käest küsima, et kust kohast nagu siis, kus nemad nagu selle enda info saavad. Et ma oleks huvitatud sellest, et ma tahaks ka nagu lugeda. Ja siis ta ütles, et ta ei saa mulle anda seda infot, sellepärast mu sõbralistis on selliseid inimesi, kelleni ei tohiks info siis vist jõuda või. Ja siis ma küsisin ka, et aga kui nagu teie teate, mis on kõige õigem, aga kuidas tuleb kõige õigemini elada ja kõik see kõige õigem info on teie käes, miks mitte seda jagada siis? Ja siis ta rohkem mulle ei vastanud vist. No vaat jah, algallikas oleks ju väga oluline välja tuua ja selle kommentaariumi koha pealt on väga huvitav siuke jaota ja valitse süsteem, et kui kerge on inimeste vahel konflikte tekitada niimoodi, et kui sa mingisuguseid kommentaare näitad ja mingisuguseid ei näita ja tekibki segadus ja siis isegi inimesed, kes võib-olla tegelikult leiaksid lõpuks ühise keele, nendel läheb see asi nagu nii nugade peale, et see ongi või näed, kõik ei saa üksteisest aru ja on vihased üksteise peale ja nii edasi.
mul on seda mitu korda juhtunud, ma olen saatnud neid screen'e, siis nad saadavad mulle vastu ja ütlevad, näed, et mina ei näe sinu kommentaare ja kaovad ära lihtsalt, noh. See on päris huvitav. aga ma panen selle vahva jutu, mis neil siin tuli, see oligi küsimuste koha pealt, keegi vist küsis midagi sellist, et miks see lameda maa teooria on tekkinud, et seal ei ole ju mingit kriisi ja see ei ole ka kuidagi kellelegi ohtlik, aga nende jutust nüüd siis tuleb välja see, et see lameda maa teooria on veel nagu kõige hullem antisemiitlik vandenõu, mis üldse annab olla, et no ma ei tea, nõrganärvilistel nüüd palun ma ei tea kõrvad kinni katta vist, sest see jutt, mis siit nüüd tuleb, see on ikka tippude tipp. Ma alustan sellega, et seal siis seotakse hästi palju sündmusi ehk tekitatakse nagu sellist tavainimese maailmavaatest siis erinev maailmavaate. Näiteks vastus küsimusele, et miks mõrvati John Kennedy? Sellepärast, et salastada ja varjata, et maakera on lame. Et kõik need kosmoses nagu tehtud pildid, kõik need NASA väited ja pildid, see on kõik fake, et NASA võtab lihtsalt see kõik raha endale ja on kuritegelik organisatsioon. Ja üldiselt nagu selline seletus, et miks asjad toimuvad, et kõik toimub selleks, et varjata, et maakera on lame ja samas siis öeldakse, et kui tahate siis nagu päriselt aru saada, et kus kogu kurjuse juur on, siis lugege neid sioonitarkade protokollid. Sioonitarkade protokollid on siis need selline fabritseeritud käsitlus, et vist isegi selle Vene tsaari salapolitsei poolt, et kuidas juudid tahavad domineerida maailma. Nii et see on ikkagi selline antisemiitlik ja on seotud ka paljude teiste siis vandenõuteooriatega ja võidakse lõppkokkuvõttes ka siis sihtida juute. Vot nii, ühesõnaga kui arvate, et maa on lame, siis olete ikkagi selline juudivihkajad vähe ei ole. Ma ei tea, mina ei oska selle peale mitte midagi öelda, kas keegi oskab? Ma hiljaaegu trehvasin analoogse situatsiooni peale, kuidas Inga Raiter Vootele Päi mingi postituse all seal hakkas vaidlema temaga ja siis äkitselt Vootele Päi ütles talle, et ta on homofoob ja Inga oli täitsa segaduses, sellest polnud nagu juttugi, et kust see tuli. Ja siis Vootele Päi ütles, te pisendate mind ja umbes nagu ütlete mulle halvasti. Inga ei halvustanud nagu halvustamise pärast, täiesti konstruktiivne kriitika, jumala arukalt rääkis. Ma ise ka vaatasin, mina ilmselt ei suuda nii rahulikuks jääda sellise jõubuga, aga okei, Inga on vanem ja targem, tasakaalukam. Inga jumala rahulikult räägib temaga ja siis ütleb, et sa oled homofoob. Ja Inga küsis, et kust see siis tuli ja Vootele Päi ütles selle peale, et kuna tema on homo ja Inga teda pisendab, siis Inga on homofoob. Täpselt see, et silt külge ja näed, nüüd sa oled tühistatud, sest sa oled homofoob ja kõik need sildid ju selle nimel ongi, et antisemiit, homofoob, ja nii edasi. Selleks, et sind siis nagu kuidagi, sa ei ole relevantne, sa oled ju see. Nii see võte käib, Ja siis ongi antisemiit, vaata, kui sa arvad, et maa on lame, siis oled antisemiit. Jah, kohe lähed juute ahju ajama. No selles suhtes on hea vaadata, et nad loovadki siukse narratiivi, et sa ei tohigi milleski kahelda, onju. Et seal toodi ka see NASA teema välja, et et näete, et NASA videod on feigid. Nad olidki alguses feigid, sellepärast meil oli ju võidurelvastamine Nõukogude Liidu ja USA vahel. Ja ma olen täiesti veendunud, et see
reis sinna kosmosesse ei olnud tegelikult esimene reis, mis meil koolides õpetatakse, vaid see tuli hiljem. Aga et seda tõestada, siis need videod, kus jälle mingi kosmonaut on kuskil nööride otsas, mingi kõigub, on ju, see nöör on kuidagi seal ära kustutatud, on ju. Noh, iga inimene saab aru ju, et see on ju fake, on ju. Aga nemad nagu siis räägivad, et ei, sa pead ikka seda uskuma, ikka tõsimeeli pead uskuma, et see ikkagi oli päris. Ja kõrbest on ju avastatud maapinnad, mis on identsed sellega, mis seal videotes on. Ehk siis kuu peal on teine maa, sest isegi maapind kattub üks ühele. Et kui me selle maakera tuksi keerame, siis planeet kuu on meil plaan B. Sinna lähme elama, sest maapind on juba üks ühele samasugune. Nendest kuu peal käimise videotest on näha. See on vandenõuteooria. No selles suhtes ma Kertule tahan vastu vaielda, sellepärast sa ei saa sinna minna, sest natsid on teisel pool kuud. Seal ei ole enam ruumi ja kui sina lähed sinna teisele poole, siis nad vallutavad sind ära ja teevad sust seebi. Ma olen täiesti veendunud. Jah, nagu siit on näha, seal on ka veel mingisugune juutide laseriprogramm või laserite programm, mis iganes, et enne kui sa sinna kuu peale jõuad, siis tõmmatakse sind nende kosmoselaseritega maha vist, et või ma ei tea, ma arvan. Kas keegi on näinud seda videot, kus Soros räägib sellest, kuidas ta Nõukogude Liidu asendab Sorose liiduga? Jah. Ma proovisin seda ChatGPT käest välja pigistada ja ei saa, ei tule kuskilt seda, ei saa kätte seda sealt. See on see Orwelli musta auk, need, mida vaja ei ole, need kaovad ära. Imelik lugu igatahes, jah. Ja sellega oli veel, vaata see Martin Laine lugu oli siin. Ma seal pigistasin selle geivärgi sealt välja tast. Aga nüüd ma olen uuesti seda proovinud ja no ei saa kätte sealt enam seda. Nagu oleks keegi seal midagi mudinud, enam ei vasta ja hakkab mulle rääkima, kuidas inimesel on ikka õigus ise otsustada ja kui ta ei ole seda välja öelnud, siis ei saa ikka. Aga vaadake eesti.com lehel 1. aprilli, mis ei ole nali, tegelikult ma ütlesin ka Maarjal, et ära pane 1. aprilli, see ei ole ju nali, ChatGPT päriselt vastaski, et Martin Laine on gei ja ta on selle üle uhke ja nii edasi, on ju. Ja siis nüüd ChatGPT on kuidagi, ma ei tea, millega teda karistati selle avameelsuse eest, aga enam ta niimoodi ei vasta. Nüüd on jah, muutnud meelt. ChatGPT on äkki siis nüüd homofoob, et ta ei taha rääkida sellisel teemadel. Kuule, see on uhkus asi tänapäev. Jah, miks peab varjama, jah? Pride ikkagi, Pride. Aga praegu, kas te usute, et nad käisid seal kosmoses, vaata terve punt tuli alla ja kuidagi ei ole nagu see asi usutav. Tüüp tuleb kosmosest värskelt aetud habemega. Ma ei kujuta ette, kuidas seda habemevahtu seal nullgravitatsiooniga seisundis paned. aga äkki habe ei kasva seal? Ei kasva. Ei kasva. Ja siis see naisterahvas, kellel vanusega seoses näha, et hall tuleb peale, et tal oli nagu värskelt juurevärv tehtud, kuidas see kosmoses nagu muidu on ka raske juukseid värvida, aga kosmoses, kui see värv nagu sul lendama läheb, kuidas sa seda pähe saad ära pesed, kui vesi sul kõik seal nullgravitatsiooniga ringi. Ma kujutan ette, kui räpane see putka neil seal oli, kui nad selle habeme said aetud ja juuksed värvitud. Aga neid fotosid nad ei avalda. Mulle meeldib see, kui nad juuksed püsteavad on lakiga. See on äge, lahedad. Juukse laki reklaam tehtud nende järgi, toome ka püsimus. Leningrad Cowboys in space. No põnevaid asju selle maa lamedusega siis tegelikult tahakski nende käest küsida, et kui maa on nüüd ümmargune, siis kui nüüd lennuk lendama läheb ja võtab sirge suuna nüüd, et kuidas ta siis ei lenda avakosmosesse, kuidas see lennuk ise hakkab ennast kogu aeg maa kumeruse järgi keerama, jääb mõistmatuks veel laserid, kas laseri või kompassid, kuidas siis kompassid näitavad ka ümber maa. Et seal on päris palju asju, mida tegelikult lihtsad asjad, aga ei tule ühtegi vastust selle koha pealt. Minu jaoks number 1 küsimus on see, et kui maa on ümmargune, siis miks Ameerika ja Venemaa
otse ei sõdi, nad on ju kurat teiselt poolt naabrid. Miks on vaja nagu üle Euroopa käia neid asju ajamas, et see on sul naabrimees, sa oled ikka tülis, anna minna, mine teiselt poolt. Lühem maa ju. Pole avastanud veel, vaata. Pole avastatud võib-olla veel, jah? See kisub ikka praegu jubedaks juutide materdamiseks siin praegu, ma kuulan seda, et õudne kuulata täitsa, et No materdame ära ennem kui need vihakõne seaduse asjad kõik rakenduvad, et siis peale vihakõne seaduse sukest jõulist rakendamist siis võib sõimata ainult konservatiive ja neid uhuusid ja lamemaalasid vihata, tapmisähvardusi teha, kõike võib, aga meie peame olema siuksed voonakesed, et noh, kõik on nii hästi, te olete nii toredad, oleme ikka sõbrad. Kui veel maa ümmarguse ja tiirlemise kohta veel küsida küsimusi, no ma võin ka siis Lamemaa teemat arendada, et mul tuttav rääkis sellest, et kui maakera on ümmargune ja tiirleb, siis kui sa lennukist lendad nüüd ühte sihtpunkti ja tuled tagasi, siis aega kulub täpselt ühepalju. Aga kuidas saab ühepalju kuluda aega, kui maakera samas ju tiirleb? Et ühel hetkel ju lennuk lendab vastu tiirlemist ja teisel korral ju lennuk peab ju seda maad taga hakkama ajama, sest see ju tiirleb eest ära. Aga kuidas see niimoodi on, et ta mõlemas suunas ühel ajal jõuab? Et siis kas maa äkki ei tiirlegi või? Ma arvan, nendelt täididelt küsima. Jah, aga mis te arvate, miks nüüd viimasel ajal on kuidagi need vandenõuteooriad ja vandenõuteoreetikud nendele nõndanimetatud ekspertidele siis nagu ambusse jäänud, et väga palju on viimasel ajal ju seda teemat. No, Martin Lained nüüd need, siin on ju veel igasuguseid saateid ja artikleid olnud meiesuguste kohta, et kas see ongi see vihakõne teema või miks see nagu nii pildis on? Seal ei ole ainult see vandenõuteoreetiku silt, seal on ka see, et Putin, Kreml, Vene propaganda. See on lihtsalt sellepärast, et üha rohkem inimesi näeb läbi, et see peavoolu asi päris ei klappi, kui siin Taro oma kohvipaksu pealt juba mitmendat aastat näeb, et Venemaa on kohe põlvili, ise on Venemaal õppinud. Tal peaks olema nagu mingidki sidemed, et mingidki adekvaatsem info, et see peavool muudkui valetab, eksitab. Ja siis paratamatult inimesel tekib see tunne, et kuskil peab ju see tegelikkus on ju midagi muud, aga tahad kursis olla toimuvaga, peavoolus see jutt ei ole enam nii usutav ja siis nad vaatavad kõrvale ja nüüd ongi see olukord, kus need, kes siis kõrval räägivad, kuidas asjad tegelikult on, ma ei ütle, et me teame seda ultimatiivset tõde, aga ma arvan, et tõeprotsent meie selles infos, milles meie viibime, on väga palju suurem, sest meie taotlus on tõde, meie taotlus ei ole manipulatsioon ega võim või raha. Ja siis neil on vaja lihtsalt meid ära nullida, sest see tõde mureneb muudkui välja pinnas. Kas või see, et nüüd järjest need, kes muidu olid ka maru, Ukraina vaikselt nagu mainivad, et no jah, et ega neid sõjakäigus, et Ukraina vist ikka ei võida aga ja need, kes muidu ütles, et võidub ka lõpuni, nüüd juba on valmis nagu mitte võitma, et peas, et see tapmine ära lõpaks, aga muidu peavoolus sellest, et see Ukraina võit palju inimelusid see maksma läheb, sellest, et paneme raha, saadame raha. Samas on kõrval vandenõuteoreetikud nii-öelda siis, kes toovadki välja seda reaalsust, sest me ju jälgime neid materjali, kus öeldakski palju tegelikult neid inimesi surma saab, kuidas räägitakse sellest, et ukrainlased ise tapavad ukrainlasi, mida paljudel on siuke, et see on nii loll jutt ja Venemaa propaganda, mis neid lähipäevil jagan ühte videot, kus räägib sellest päris hästi. Ja see ei ole Vene propaganda, et see on nagu päris usaldusväärsest allikast seal ikkagi koha pealt. Ja neil ongi vaja lihtsalt, et see nende vale püsiks võimalikult kaua ikkagi töös selle asja toitmisest, mis neil käimas on, siis nad peavad meiesuguseid ära pisenema. Sa ei taha ju olla uhuu või vandenõu teoreetik on ju. Ja see on ka üks põhjus, miks tegelikult meil ju need vandenõuanalüütikute suvepäevad sellist nime kannavad. Vandenõu on siis see nagu kole must silt, mida mitte kanda. Ei, kui keegi ütleb mulle, et ma olen vandenõu teoreetik, siis halloo, minu maailmas on rohkem tõde kui selles sinu Delfis ja reporteris, mida te vaatate, et öelge siis, mind ei huvita see, sest mind huvitab tõde. See, et teie olete ajupestud, see on teie probleem, see on teie karma kanda, sest see, kui inimene on ignorantne, see ei vabasta teda vastutusest. See, kui sa eelistad uskuda seda mulli, mis sulle ette antakse, see ei tähenda seda, et oi, et ma lihtsalt uskusin ja usaldasin. Kõige selle jura peale olla veel pimesi uskuja,
siis see, mis edasi tuleb, see tagajärjed on ikka enda kanda, vastutus on ikka enda kanda. Et selles plaanis ma näen jah, et neil on lihtsalt suur hirm selles osas, et rahvas ärkab, miks kommentaariumides niimoodi inimesi lahutatakse, on ka selle jaoks, et me ei teaks, kui paljud tegelikult aru saavad. Sest kommentaarium on koht, kus inimene saab anonüümselt väljendada oma arvamust. Et kui tavaseltskonnasti paljud üritavad olla õigel poolel, et mitte konflikti sattuda, siis kommentaariumis nad saavad välja ennast elada. Ja tänaseks päevaks ma arvan, et neid eestlasi, kes on toimuva läbi läinud, ja me ei pea olema 100% kõiges ühel nõul, aga kui sa vähemalt saad juba aru, et kuna midagi ei klapi selles, mida meile ette söödetakse, see on juba päris suur samm, et hakata liikuma päriselt enda heaolu suunal, mitte lasta ennast siis lüpsta sellel süsteemil. jah, ma ühe asja mainiks, et miks nad kardavad nii väga seda vandenõuteooriat, on ka üks see, et nad ütlesid seal saates välja, kui ma ei eksi, siis viskasid ka mingi protsendi, et kuskil 30% on inimesi, kes ikkagi juba usuvad need vandenõuteooriaid ja see hirm ongi nii suur, et äkki on varsti lihtsalt liiga palju neid. Aga ma viskaks õhku ühe vandenõuteooria. Muidu jälle öeldakse, et me ei tee midagi tööd. Aga ütleme, üks teooria minu mõttes oleks see, et mis siis saab, kui nüüd lõpeb ära Ukraina sõda. No jumala eest, siis on ju jama. Kuidas me raha siis jälle kulutame? Aga siis ongi see, et me hakkame Ukrainat üles ehitama. Ja selle jaoks kulub ju vaata jälle raha ja aastaid ja need ukrainlased tahavad ju ometi koju saada ja aitame siis kodud üles ehitada, nii et kõik, ma arvan, jätkub niipidi, kui nüüd seda läbi saab. Minu mõtte selle koha pealt. Jaa, mul on väga hea meel selle üle. Nüüd siis ma ei peagi enam Soomes tööl käima, siis ma hakkan Ukrainas tööl käima. Vaadka ju äge, saab lennukiga. Muidu loksu kogu aeg laevaga, nüüd lennukiga. Ma panen siit ühe järgmise klipi, et juba sai siin nagu räägitud ka vahepeal, et mingisugused vandenõud on ju, mis on algul öeldud, et on teooria, pärast on ikkagi saanud tõeks või on ära tõestatud ja nad vaesekesed pidid ise ka seal mainima päris mitut ja kõige viimane oli see, et kas siis see COVID tuli laborist või mis värk sellega üldse on. Kui koroonapandeemia algas või oli nii-öelda algusfaasis, siis kui räägiti sellest, et kust pandeemia pihta hakkas või kust seda viirus üldse tuli, kuidas on nüüd nii, et meie kõigi elus on mingisugune viirus, mille pärast meie peame kodus püsima, mis on taaskord loogiline küsimus, inimesed tahavad teada, miks nad kannatavad ja miks on piirangud seatud. Seega selline kriisiaegne küsimärkide rohkus oli vägagi loogiline. Aga kui tol ajal siis spekuleeriti ka kohati ja vandenõuteooria levis, et võib-olla oli tegemist kas laborist meelega alanud viirusega või siis mingi katseklaasi viirus, siis tol hetkel ikkagi oli see vägagi nii-öelda mustvalgelt ja radikaalselt klassifitseeritud kui vandenõuteooria, et tegemist on kindlasti vandenõuteooriaga. Samal ajal oli küsimärke ikkagi palju, aga viimasel ajal meil on tulnud infot ka selle kohta, et võib-olla võis kuskilt laborist see viirus lekkida. Senimaani meil ei ole kindlat vastust, meil ei ole ühtset vastust ja tõenäoliselt see päritolu jääb igaveseks teadmata. Küll aga enam ei saa öelda, et kohe kindlasti see vandenõuteooria, et koroonaviirus lekkis laborist, et see ongi vääral alusel siis põhinev vandenõuteooria. Ja seda on oluline välja tuua sellepärast, et kriisiolukordades, taaskord, küsimusi on palju, vastuseid alati selgeid ei ole ja on väga võimalik, et aastaid hiljem me saame mingeid infokilde alles ja et need protsessid võtavadki nii kaua aega ja me saame teada hoopis mingeid muid asju ja võib-olla see, mis alguses levis ja kui ei olnud veel valitsuses konsensust, kui ei olnud võib-olla teadusel kindlaid sõnumeid veel, see võib olla täiesti ümber lükatud mitme aasta pärast. Vot nii, aga mis te arvate igaüks, mis võiks olla veel mingisugune järgmine asi, mille kohta nad peavad hakkama samasugust asja rääkima, et neid selliseid teooriaid on ju palju, aga millised on praegu sellised kõige vettpidavamad nii-öelda teooriad, mis võiks siin lähiaastal juba siis tulla niimoodi, et on ikkagi seal mingid faktid ka taga. Näiteks, et tuulikute infraheli ei ole olemas. See on ju täielik vandenõuteooria ja Kremli jutupunkt.
aga järjest rohkem on meil minu meelest seda informatsiooni siin, et noh, ikkagi on olemas ja katseta, noh, nagu Rain ka ennem ütles, et sama teadlane räägib ühel hetkel ühte juttu ja teisel hetkel teist juttu, et näed, ikkagi mingeid relvi tehakse sellest ja nii edasi. no ja inimeste tervisehädad samuti pannakse, et see notseeboefekt pannakse inimestele külge. Inimesed ju teavad, tunnevad ennast, tajuvad ju oma keha kõige paremini ja siis selles raskes olukorras veel mõnitatakse ka veel neid, et see on notseebo, et see on veits valus, jah. see on aga teine inimene ütleb seal kõrval, et aga mina ei, ma ei ole tuulikute vastane või mul on ükskõik nendest, aga lihtsalt ma ei saa magada, ma ei saa elada, et mulle tervis läheb käest ära. Noh, siis ongi see, kus see efekt siis jääb. No vist ongi nii, et mingi 20% inimestest vist tajub seda infraheli eriti, et oli see, et on Kaupo Vikvõi rääkis, jah, et on inimesed, kellel ongi säilinud see evolutsiooniline oskus nagu lindudel, loomadel, kes tajuvad selle infraheli nagu eriti, vaata. Et see ongi see, et põgene sealt, siis su keha on ohus, on ju. Et jah. No see ongi see, siit tuleb ka ju see tõde välja, et miks ei aretatud edasi, noh, ütleme seda infraheli relvasi. Tegelikult need on täna ka kasutuses, aga miks see nagu nii laialdaselt ei läinud, ongi see, et igale inimesele mõjub see infraheli erinevalt, et üks on tundlikum, teine on vähem tundlik ja sellepärast ei saa teha relva ju sellist, et ta kõigile ei mõju ühtemoodi ja jääb jamaks, läheb see. Et see on see koht. Ja aga tuulikute teemaga oli ka, et Kliimaministeerium pani üles mingi video jälle, kuidas siis keegi arst, mõtlen kohe ta nime, Piret Ropsu räägib, et tuulikute all elades ei ole tervisemurest ja nii edasi ja siis keegi inimene tõi välja, et arstide kohta, et neil võiks olla need sponsorite logod kitlitele, et siis me teame, keda nad nagu reklaamivad või kelle tooteid nad müüvad, et rallisõitjad ju koha panevad endale need sponsorid peale, et siis võiks arstidel ka olla valge kitli peal, oleks need ilusad värvilised logod ju, me vähemalt teaks, kes on kes. Ja selle võiks keegi ära teha niimoodi lihtsalt, et pärast mingisuguse pildi peal, et natukene taustauuringut teha, et kes siis rahastab ja saab Photoshopis nii-öelda peale panna, et see oleks päris vahva pilt. No vaadake need tuuleenergia pohmelli filmid, mis on R33 stuudio poolt tehtud, et seal on ka ju, tuleb praegu meelde 2 inimest, kes on rääkinud, kes oleks ise nagu olnud ju täiesti tuulikute poolt ja noh, neid nagu ei häirinud see idee nagu alguses, aga kui nad selles infraheli mõjualas elama pidid, siis nagu nad said aru, et noh, nad ju kohe nagu ei mõistnudki, milles see häda oli. Aga lõpuks nad said aru, et kui need pargid sinna tekkisid, et siis tekkisid probleemid ka. Ja üks huvitav asi on veel, et Tallinna ümbrusesse millegipärast ei ole neid parke väga palju planeeritud. Kuskilt mingi kaardi pealt nägin, ma täiesti kindlalt ei saa öelda, aga seal oli, võib-olla nüüd on juba planeeritud, aga siis ei olnud jah. Ja need üldse linnade ümbrustesse väga ei teki millegipärast, jah? No jah, nimetame asju õigete nimedega, et tuulepark, no tegelikult see tuulepark on mõeldud ilus sõna välja, et inimestele seda vastuvõtlikumaks muuta. Tegelikult on ikkagi tegu täna tuugenitööstusega, et mingit tuuleparki ei saa olla, kui me võtame rohealast, võtame metsa maha, raadame ära, hävitame, ühesõnaga see on surnud maa kõik. Ja siis paneme muidugi ilusa nime, et see on tuulepark. Mina ütlen, see tuugenitööstus ja selleks ta jääb. Elektritootmistööstus. Noh, jah, või on siis, ma ei tea, elektrijaam, noh. No põhimõtteliselt, aga mitte tuulepark. Park on ikka mets. Ja tuulepark siis tähendab seda, et seal on hästi palju tuult või? Tuulepark nagu. Tuulepark ju peaks olema palju tuult siis, et see on park, kus on palju tuult. Ja huvitavad seal vist on tuult rohkem. Ja selles suhtes, et mina ootan seda, millal see nii-öelda süvariigi vandenõu välja tuleb, sest praegu kõik räägivad, konservatiivid räägivad, et süvariik tegi seda, süvariik tegi teist ja liberaalid ütlevad ei, et süvariik sihukest asja pole nagu olemas. Samamoodi on, et globalistid, jällegi liberaalid räägivad, et globaliste niisuguseid asju nagu ei ole olemas. Aga kes on Soros, kes on Klaus Schwab, on ju. Et ma huviga ootan ja see on kohe on paljastumas. Sest Trump ja tema meeskond teeb väga kõvat tööd, et siin on
varsti 2 kuuga on ikka oi-oi-oi kui palju ära tehtud ja see üks hetk kogu see ilm saab tõe teada, aga millal see on, seda ma ei oska öelda. Ma ei ole nii optimistlik ausalt öeldes, sellepärast, et siin on ikka JFK kohta tuleb ka järjest mingeid asju ikkagi välja. Et nad ajavad nagu head asja, aga nad ei ole päris vabad. See on nagu hea. Et ma arvan, et lõpuks see taandub ikkagi sellele, kas inimesed võtavad ise oma elu eest vastutuse. Kas või näiteks see, et lapsi peab sünnist peale süstima, vaktsineerima. No, see on täielik jura. See on nagu jurade jura, kes ei usu, vaadaku vaktsiinikahjustus.com lehte, vaadaku, mida need HPV vaktsiinid on teinud noortega. Et see on nagu see koht, kus ma tean, et see tööstus, see lihtsalt ei lase ennast kotti tõmmata, sest see on ikka mega äri. Inimene sünnib, ta on terveks eluks garanteeritud patsient, sest tal üks häda on teise häda otsa, pluss see, et need inimesed on siis ära tömbistatud, sest kui sa oled oma tervisega kimpus, siis sinust ei ole ka väga iseendast seisjad. Ja siis lasta see inimkond nagu vabaks sellest tervisehädadest ja tervisehädadesse summutatusest. Et elus ei lase seda läbi, et siit tulebki mängu see, et kuna see Trump ja ta ümberolijad ei ole nagu päris vabad, siis ma arvan, et see tööstus ei lase neil näiteks seda vandenud ka välja tulla. Need süstid ei ole lapsekeste huvides. Ära sellepärast muretse, Elon Musk teeb ajukiibi ja kõik on väga vabad siis. Ja see oligi nii naljakas, kuidas Musk nagu oli Bill Gates siin kiibistab inimesi, on ju, ma nagu, okei, et see mees kiibistab, mina panen aiu, ma olen tegija. Et ärge seda tema kiipi õlga võtke, aga minu oma aiu võtke küll. Tervis! Ja selles mõttes, kui inimesed ikkagi ise oma peaga ei mõtle ja iseenda eest ei seisa, siis ei tule midagi. Et väga tore. Trump on muidugi seal palju asju teinud ära ka õigesti, nii nagu see 6. jaanuari teema ennem oli, eks ju, et lasti ju need inimesed, kes täiesti ilma asjata istusid seal kinni, et lasti välja ja oma riigi piiri eest on seisnud ja mingid kliimavärgid on ta seal ära tühistanud, et väga vahva. Aga see, et nüüd siin sinisilmselt oodata ja loota, et nüüd kohe teeb meil siin ka kõik korda, et meil on praegu väga õige hetk nagu väga jõuliselt ja tugevalt tegema hakata neid asju, mida peab tegema, aga jah, lihtsalt lootma jääda kuskil teise mingisuguse suure riigi peale, et see väga naiivne. Mitte keegi väljastpoolt ei tule siia midagi meie heaks tegema, see on ikkagi iga rahva vastutus seista iseenda ja oma maa heaolu eest, tuleviku eest. Kõik need, kes kujutavad ette, et see riik seal on head ja nemad tulevad ja valged laevad ja muuni ja see ei toimi nii. See on ikkagi lõpuks meie enda selline nagu ülesärkamise koht, vastutuse võtmise koht. Mina mäletan, et vandenõuteoreetikud olid need, kes rääkisid, et Nursipallu tuleb baas. Öeldi, et harjutusväljak tuleb. Kertu valetab, see ei ole baas, see on harjutusväljak. Ja siis ütleb ajakirjandus, et on baas, on ju, mina räägin, et see ei ole NATO baas, leping on ju USA-ga tehtud, mitte NATO-ga. Ja ei, see on NATO baas, see on NATO baas, on ju. Usakad seal panevad teid kinni, nii et meil isegi politseid ei teavitata, et tee on kinni pandud, kohalikud peavad ringiga sõitma ja seda on juba vähemalt 3 korda juhtunud, et tee on lihtsalt kinni pandud. Välismaised tüübid inglise keeles ütlevad, et tee on kinni ja kõik, kuigi neil on seal oma ala ette nähtud, kus oma asju ajada. Mis ma tahtsin ennast öelda, see, kuidas see välisminister Tsahkna ütles, et me ei pea sõda kartma, sest venelased on ukrainlaste poolt kõik ära tapetud. Kas te nägite kuskil, et faktikontroll oleks sellest vallusest üle käinud ja öelnud, vale, ei olnud ju. Avaldati, lasti levis olla, kõik lugesid, okei, vastu vaidlemist midagi ma ei näinud ja siis meiesugused on siuksed, et me räägime mingi asja ära ja siis väänatakse sealt kuskilt nagu imepraost mingi imeasi välja, faktikontrolli, otsus, vale. Kas keegi inimestest suudab veel sellist asja võtta adekvaatselt, et ja faktikontroll ütles, et see on vale, et Tsahkna rääkis tõtt siis või? Et Tarod ja Stoicescu, nende siis need sõjaraportid on olnud tõesed või? Miks neid asju ei analüüsita? Miks nendel on selline nagu roheline tuli valetada ja ilmselt neilt tellitaksegi seda vale, sest kui Taro näiteks räägiks õiget juttu oma selles ekspertarvamustes, siis ma arvan, et tal ei oleks ka seda platvormi sõjaeksperdina, sest see ei kanna lihtsalt seda nende ideed, et maksustame rahva vaeseks, sest siis saavad need välisisandad kergemini seda Eestimaad üle võtta. See lihtsalt ei läheks selle plaaniga kokku, see tõde.
üks asi, mida mina ka seal küsisin nende korraldajate, koolitajate käest, oli see Estonia teema. Et kui Estonia hukkus, siis ka ju peale seda kohe hakati rääkima, et esiteks arvutuste koha pealt see laev ei saanud nii kiiresti uppuda, kui ei oleks olnud kuskil keres mingisugust auku. Tunnistajad rääkisid seal seda, et nad seal vees olles nägid, et mingisugune tume ala oli seal kuskil külje peal, et oli auk. Ja isegi siis Rootsi Veeteede Ameti ülem oli tol ajal, oli mingi Johan Fransson, tema kuskil kohtumisel siis paar aastat hiljem igasuguste ajakirjanike ja omakestega seal ütles konkreetselt välja, et jah, et Estonia pardas on auk, aga tema ei tea sellest rohkem mitte midagi, eks ju. Ja nüüd, kui üles tõsteti laev, siis nüüd nüüd mingi suur üllatus, et mingisugune auk on ja kõik need, kes ju ennem sellest rääkisid, kõik olid vandenõuteoreetikud. Aga nüüd hakatakse siis teistmoodi kinni mätsima, et kokkupuutel merepinnaga siis seal ikkagi kuna on kivine ja savine pind, et siis tekkis mingisugune auk sinna. Aga küsimus on nagu selles, et kuidas inimesed siis enne seda teadsid juba, et see auk oli, kui laev üldse põhja vajus, et see nagu minu mõistus ei võta, aga ilmselt ma olen siis ikkagi ka loll ja vandenõuteoreetik, kui ma aru ei saa, kuidas see asi käib. Ja see ongi nii huvitav, kuidas neil on roheline tuli valetada, kas või see vaktsiinid ja siis kaitsed ennast ja siis vanaema ei sure ära ja nii edasi. No tegelikult nagu nakatamist ei välista, nakatumist ei välista, haigestumist ei välista, nagu raskelt haigestumist ei välista, ärasuremist ei välista, lõpuks sured siis lihtsalt lihtsamalt või pääsed otse taevasse või mis värk on, et milleks siis üldse vaktsineerida. Ja tegelikult tol hetkel, kui see kampaania käis, oli ju teada, et see loomulikult eelsaadud immuunsus on parem kui see vaktsiin ise, sest vaktsiini see peab uuesti tegema. Pluss see, et lapsi see haigus isegi ei ohustanud, milleks neid survestada. Et tegelikult see tõde on meil kogu aeg silmes olemas olnud, aga lihtsalt inimesed, kui need lähevad seda nii-öelda alternatiivi tõede, siis nende elu tehakse põrguks. Sest see lihtsalt ei teeni seda agendat, kuhu meid praegu suunatakse. Ja ma ei tea, kas teil on meeles, Dubais olid kunagi suured ujutused seoses enneolematult suurte vihmasadudega. Ja siis olid isegi uudised seal, et tehti pilvekülvi selleks, et hakkaks sadama, näidati, kuidas see lennuk läheb ja siis tulevad pilved ja nad pilved siis saavad selle vastava aine ja siis on hästi suur vihmasadu ja see läks veits nässu, hästi palju kahju tekitati, inimesi sai surma ja siis pärast öeldi, et ei, et see oli looduslik. Ja siis kaotati kogu see materjal ära, mis oli sel teemal, et nad ise tunnistasid, riigi meedia tunnistas, et tegemist oli pilvekülviga, aga kuna asi läks nagu nässu ja olid suured kahjud, siis öeldi, et looduslik oli tegelikult ikka. Jah. Kliimamuutus. Ja see, kuidas kliimamuutused vahel aetakse ka need igasugused tulekahjud, mis nüüd siin USAs olid, seal on isegi need 15 minuti linnade kaardid näha, kuidas need kohad, mis siis ära põlevad, sest kliima on muutunud, on soojem ja siis asjad lähevad kergemini põlema. Aga kui asi on sinist värvi, teatud tooni, siis ta ei lähe põlema, on ju. Et kõik tegelikult jookseb nagu nii ideaalselt kokku, et need vandenõuteooriad vastased võivad ükskõik kui rumalateks meid pidada, aga võtke ette need faktid, kas või see, et enne seda, kui Los Angeleses need tulekahjud puhkesid, siis need kindlustusettevõtted, nad tegid ju ümber neid poliise, et ei kata metsatulekahjusid. Ma mäletan täpselt, kuidas see oli praegu, ma võin küll eksida, aga fakt oli see, et neil oli teada, et mingi hetk mingi jama tuleb. Kokkusattumus või? Ja samamoodi kokkusattumus Pfizer oli ju see, kes Wuhani laborit rahastas. Fauci rahad olid seal Wuhanis sees ja äkitselt, Pfizeril on vaktsiin ja niimoodi, aga see ei ole, me ei saagi teada, kas see ikka tuli sealt laborist või ei tulnud, see jääbki saladuseks. Ja ei, me hakkame jälle siin juhuslikust, hakkame jälle mingite mustritena nägema ja see on ikka läheb ikka käest ära juba, jah. Ei, võt ongi, nii nagu siin enne mainitud ka, et ja nagu siin selle graafiku peal on näha, et nad võtavad ikkagi need mingid täiesti jaburad asjad, ma ei tea, kuidas nagu see globaalse soojenemise pettus siis nii-öelda, mida nad siin väidavad, et see on pettus, et kui palju meil on teadlaseid, kes ütlevad, et see ei ole mingisugune inimtekkeline, et CO2 ei saa mõjutada niimoodi, ei ole kunagi mõjutanud, eks ju. Al Gore'i film on Inglismaal tunnistatud propagandateoseks, et kui koolis lastele näidatakse seda filmi, siis ennem peab ütlema, et see on ikkagi ühe inimese arvamus ja see ei ole nagu faktidel tuginev. Aga siis on siia sama selle slaidi peale, mis nende arvates siis on nagu täiesti reaalsusest irdunud, on pandud see suure asenduse teooria, eks ju, George Sorose mingisugused asjad, mis siin veel oli, et need salajased satanistlikud rituaalid, Bohemian Groove ja igasugused Skull and Bones'id on ju täitsa videod on välja ilmunud ja imbunud, kus
suured mehed, poliitikud, kes peaks nagu meie maailma juhtima ja võib-olla ka tuumanuppu teinekord kontrollivad, teevad mingisuguseid täiesti haigeid rituaale ja teevad mingeid näitlikke laste ohverdusi ja siukseid asju. Et noh, need on ju kõik videod ja asjad on olemas, et kuidas selle kohta saab öelda, et tegemist on vandenõuteooriaga. Või siis kaksiktornide teema näiteks, meil on suured organisatsioonid, kõik insenerid ja tuletõrjujad, kõik asjad, kes võitlevad selle tõe eest, et välja tuleks, mis seal päriselt toimus. Aga see on siis jah, pandud siia ühte punti sellega, et ma ei tea, mingi Biden on robot ja siin kuskil oli, et Greta Thunberg rändab ajas ja mingid siuksed natside kuubaasid ja juutide kosmoselaserid ja kõik siuksed asjad on ühte punti kokku pandud. Et see tegelikult on ju, see on lihtsalt psühholoogiline operatsioon, mitte mingisugune koolitus. Lihtsalt inimestele öelda, et nii kui sa natukenegi seda mingit siukest nii-öelda vandenõu teemalist asja puutud, siis sa oled ikka hull ja ohtlik. Just täpselt. Minul jäi ka silma see, kuidas nad seda jälgimisteemat seal mõnitasid, et isegi mõnedes kohtades firmades jagatakse, et sa saad siia läpparile ekraanile siis lapaka ette panna, et sind ei jälgita. Edward Snowden ju ise avalikult nii-öelda kuulutati ta ju vilepuhujaks. Ta ei saanud enam USA-sse minna, sest ta oleks riigi reetmise eest sisuliselt vangi pandud. Ja nüüd on järsku see vandenõu. Aga ta ametlikult on tunnustatud, et USA luurel on võimekust läbi või koduseadmete, millel on kaamera ja internet sees, on võimalik tungida sinu tuppa ja salvestada. Ja just vaata, siin on selle püramiidi peal, mis nad ütlesid ka, et mis on tegelikult juba reaalsuseks saanud, siin on NSA massiline jälgimissüsteem on neil täitsa siin kirjas, et nad tegelikult ühes kohas räägivad ühte juttu ja teises kohas räägivad hoopis teist juttu, et ja kõige rohkem mind ajas närvi nende juures see, et nad hakkasid vaikselt mõnitama õpetajaid, kes on ise suutelised mõtlema ja õpilastele nii-öelda rääkima oma nägemust, et see, mis tegelikult räägitakse nii-öelda massimeediast, ei vasta 100% tõele ja nemad hakkavad seda nagu nii-öelda mõnitama, siis tunnustavad seal õpilasi, et õpilased on ise nii targad, et mõtlevad, et õpetaja on siis nagu nii-öelda ja laseme selle informatsiooni kõrvust mööda. Kellele nad räägivad? Kui lolliks nad peavad Eesti rahvast? Sellepärast nad tahavadki seda digiõpet nii tugev, nad suruvadki seda peale, mitte et nad tahavad. Suruvad seda nutikratti ja igast asju, äpid on stardivalmis, et lapsed hakkaksidki õppima äppides, väidetavalt selleks, et õpetajate koormust vähendada ja nii edasi on ju, sest nad nii hoolivad õpetajatest. See sammune õpetajate palgastreik, mul on tunne, et see asi oligi niimoodi organiseeritud, et õpetajaid nagu alandada, mõnitada, kerjama peate, on ju, et uusi õpetajaid nii palju peale ei tuleks, et saaks öelda, õpetajaid pole lihtsalt, et ei tule neid uusi, ei tea, miks ei tule. Aga meil on äpid stardivalmis, see, kuidas need seadmed mõjuvad laste silmadele, närvisüsteemile, kehale, ajule, tervisele, et see ei ole üldse teema, sellest me ei räägi, aga oluline on see, et lapsed ikka saaksid hariduse kätte ja kuna õpetajaid ei ole ja koormused on suured, et siis nad saavad äppides õppida. Ja vaata, siis kaob see inimlik element ära, et teil kõigil on kindlasti mõni õpetaja, kes jättis mingi kustumatu jälje lihtsalt oma inimlikkusega. Mul on meeles, kuidas üks õpetaja, ta läks vahetunnis klassist välja, jättis rahakoti lauale, me küsisime, et kas ei karda, et siit ära varastatakse midagi. Siis ta ütles, et aga mina ei ole kunagi kelleltki varastanud, miks peaks minult varastama? Mingid sellised inimlikud momendid. Aga kui sul on see äpp, on ju, ja sul ongi seal mingi robot, kes sinuga asju ajab, see ei ole enam see ja isegi kui see õpetaja tegeleb lastega läbi ekraani, siis ka see inimlik kontakt, see hääbub ja see välistab ka selle, et õpetaja võiks midagi valesti öelda, sest ta on ka pideva jälgimise all, kui üldse sinna lõpuks neid õpetajaid jääbki. Stiilis, et ChatGPT ongi see, kes sinuga siis suhtleb õpetaja. Seal seminaris ka ju räägiti, kuidas mingid õpetajad ise ka levitavad mingi kahtlast juttu ja need õpilased seal vastasid, et me teame, et me ei kuula neid või midagi sellist. Meile praegu. Et siis on ju välistatud see ka, et õpetajad ei räägi enam vandenõuteooriaid. Just täpselt. See ongi see
ChatGPT ja tehisaru toomine koolidesse ongi see, et välistada ära, et tuleb ise mõtlev õpetaja ja hakkab rääkima, kuidas asjad tegelikult on. et kui nüüd inimesed, kes kuulavad nii neid jutumärkides eksperte vandenõude alal ja siis meid, et kuidas siis nagu päriselt vandenõusid ära tunda? Et kust kohast saab nagu informatsiooni ammutada päriselt ja millistele nüanssidele nagu siis rõhku panna, et mis on oluline ühe adekvaatse ja usaldusväärse info kogumise juures? mina arvan, et kahelda. Näiteks ma mäletan, et kui ma muidu jälgisin Paul Joseph Watsonit väga ja tal oli kogu aeg väga adekvaatne jutt immigratsiooni teemal ja seal ongi see, et kui sa saad aru, et see ongi nagu loogiline ja lihtne, et seal ei ole mingeid ebakõlasid või kuidagi stiilis, et minge vaktsineerige ennast, et siis te saate pääsme kohvikusse, aga kui sa oled vaktsineerimata, sa ei või minna umbes, et kui sa oled vaktsineeritud, siis sa võid teisi nakatama minna, aga kui sa oled vaktsineerimata, siis sa ei või minna. No mingid täiesti ebaloogilised asjad. Kuskil inimesel peab olema see kuklas, et midagi nagu ei klapi. Ja seesama Paul Joseph Watson läks ka alguses selle COVID-i asjaga ka, siis ma kommenteerisin ka sinna, et kuule nalja teed või. Et need inimesed, kes on ka pigem nagu selles alternatiivmeedia foonis, me võime ka vahest mingeid asju, jäädagi esimese hooga uskuma, sest need võidaksegi serveerida päris lihtsana, lihtsasti vastuvõetavana, aga mõnikord on ka see, et aeg lihtsalt näitab sulle ära, et tegelikult midagi ikkagi nagu ei klapi, et see vaist, see sisetunne, ma arvan, et on see, mis aitab. Ja pluss see, et sa lihtsalt ei usugi asju niimoodi toorest peast. Sa võtad mõnikord lihtsalt aega, jälgid, mis protsessid on, et mitte lihtsalt siis asju niisama uskuda. Ja üks suur kurja juur on telekas, sest seal on ainult see peavoolu teema. Isegi kui nad seal räägivad seal vaktsiinide teemal stiilis, et nagu natuke kriitilisemalt, siis see läbifoon on ikkagi see, et aga tehke nii, nagu meie ütleme, uskuge asju nii, nagu meie ütleme, sest need inimesed, kes juba vaatavad internetist erinevaid kanaleid, neil on väga palju suurem tõenäosus sattuda adekvaatsema info peale, sest telekasse meiesugust ei saa. No Peeter, sul oli ju mingi lugu, et sa pidid minema telekasse ja ikka otsustati, et ei saa. Et ses mõttes ma näen, et need inimesed, kes ainult teleka kaudu oma informatsiooni saavad, need on kõige suuremas ohus üldse. Ja ma selle võib-olla isegi räägiks ära selle loo, kuidas sellega oli, et see oli juba teist korda, ma ei hakka saadet nimetama, ei hakka inimesi nimetama, kes mind sinna kutsusid, aga kõigepealt oli COVID-i aja kuskil keskel, kus kutsuti, et tulge ja rääkige avalikult ja ausalt, nii nagu teie seda näete ja paluti, et pange siis nagu mingisugune skript ja küsimused kokku, et kuidas see asi võiks välja näha. Enne seda oli kõik okei, aga nii kui ma selle skripti saatsin, et kuidas ma siis tahaks rääkida ja mis teemadel täpsemalt, siis öeldi kohe natuke enne saadet ära, et kui me ikka ei saa, et meil on siin mingid COVID-i-haiged ja nakatunuid on nagu nii palju, et ei ole vaja. Ja nüüd siis siin üks kuu aega tagasi või nii umbes oli samamoodi, kutsuti sinna samasse saatesse, teine inimene, väga tore ja mõistlik ja arusaav ja väga huvitatud nendest teemadest. Ja täpselt samamoodi, et aga paneme siis mingid teemad paika, millest rääkida, ma pakkusin ise välja, algul oli kõik jumala okei, saatsin neile skripti, et mille põhjal nad saaksid siis küsimused paika panna, et siuke 10-minutiline kokkuvõte teha siis nagu nendest vandenõudest ja sellest, kuidas mina seda maailma pilti näen. Ja siis tuli ka natuke aega hiljem tuli vastu, et me ikkagi kahjuks ei saa. Küsisin põhjendust ka ja ma veel ütlesin ka, et ma ei pea seda kuskile avalikuks panema, et mis see põhjendus siis on, et miks ei võeta. Aga sellele ei tulnud ka enam mitte ühtegi vastust ega midagi, et jääb siuke mulje, et seal meedias töötavad inimesed, kes tegelikult on huvitatud nendest teemadest, aga siis kuskil peatoimetaja või siuksel tasemel seal kuskil ikkagi tõmmatakse kriips peale, et see on ikkagi too much. Ja eks tegelikult korraks oli see, Kertu rääkis, et ei saanud neid vaktsiinipassid asjad, aga võtame seal kõrvale, paneme selle maskilugu oli, kõik räägivad maskid, paneme maskid ette, et see kaitse. Ja siis on koosolek, võtame ära ja siis kui söömine, võtame ära. Aga pärast paneme uuesti kiiresti ette, et siis kuhu me jõudnud oleme, eks ju. Aga sa mainisid seda, et kust nagu infot võtta, siis inimesed peaks ikka otsima küll ja Vanglaplaneet on üks hea infokanal. Aga eks need on need maskita lood ja Toomas Pauri autori saated ja tead, selliseid saateid ikka on, et tasub otsida, et see, mis sealt telekast tuleb sealt, kui
võib-olla 30% on tõde, noh nagu Siim Kallas ütles, et 30% on rumalad inimesed, no ei tea. 70 on rumalad. 70 on rumalad, jah. Et sealt on võib-olla see 70% ka infot on ka selline rumal informatsioon, milles peab väga-väga kahtlema. Aga õnneks nad teevad ise ka selles mõttes natuke enesetapu sellega, et selle Ukraina sõja kohta nad muidkui leierdavad ja leierdavad, vist pidi isegi eraldi saade olema selle kohta ETV peal ja inimesed ütlevad, et täna, et neil on jumala siiber, neil on täitsa siiber, nad ütlevad, et panen kinni selle väravakasti, et ei ole vaja, et väga hea, et vaatame seda positiivsest küljest, et inimene panebki teleka kinni, võib-olla paneb siis juba 3 tunniks kinni, teinekord vaatab, et oi, päris äge on, et mängiks perega kabet või midagi, ma ei tea, kaarte või ei oleks seda telekat tegelikult vaja, jah. Noh, aga meil on 7 aastat pole telekat olnud, aga näed, mis oleme. Nüüd on vandenõu teoreetikud olema või analüüsijad või mis me oleme. No, halvasti mõjub. Keegi tõi kuskilt välja selle, et telekas, nutitelefonid ja nii edasi on sotsiaalne dementsus, et sellega tekibki nii-öelda sotsiaalne dementsus, sa oledki dementne, sest sa ei suudagi ise mäletada, teha midagi, analüüsida midagi, kui kogu aeg sul kuskil käib mingi sagin selja taga või kõrval. Ja see ründab alateadvust. Jaan Atto oli vist, kes siin hiljuti ühel konverentsil nagu rääkis selle teemal, et aga Maarjo, kust eestieest.comist saab head kasulikku infot? No kõigepealt teema alguseks ütleks, et inimestel peab endal olema analüüsivõime. Ehk siis seda infot on tohutult loomulikult. Me elame täiesti infomüra ajastul. Aga sa pead enda jaoks ära selekteerima ja pluss sa pead ka jälgima, mis ühiskonnas toimub, milline info seal domineerib. Ja sa pead aru saama ja samuti sa pead ka poliitiliselt mõtlema ja seal on 107 tegurit, millega sa tegelikult pead arvestama, et saada nii-öelda objektiivse informatsiooni ja see poliitika on ka see põhjus, miks peavool räägib sellise narratiiviga, nagu ta räägib. Sest neile antakse poliitilised suunised, te peate niimoodi rääkima, kuigi seal, ma kujutan ette, operaator mõtleb, jälle ma pean seda jama edastama. Et niuke Nõukogude Liidu aegne mentaliteet tekib, aga no mis teha, Et siin ongi see teema, et me rahvana peame ise siis sellest välja kasvama ja ise ennast kokku võtma. Ja nii on, et õnneks on alternatiivmeedia ja alternatiivmeedia aina võimsamaks ta läheb, sellepärast et peavool on sõltuvuses siis poliitilistest narratiividest, kes pritsivad neile reaalselt raha peale ja kui need kraanid kinni keeratakse, siis nad võivad ju kohvrit pakkida, siis nad lihtsalt peavad seda ajama, et inimestele palka maksta. Aga me sõltume ju inimeste annetustest, mis ütleme omast käest öeldes ei ole just, pean ikkagi Soomes tööl käima, Et jah, aga see tähendab, et me oleme selle jagu oleme vabamad. Aga muidugi eestieest.com-i jälgige Vanglaplaneeti, kuulake ja vaadake veebiraadio lihtsalt ja keerutamata. Nüüd tuleb Andres Saukasega meil välja uus saatesari on Tehnokraat. Me oleme muidugi veebiraadio erisaateid nüüd 4 tükki teinud, kaua ma jaksan neid nii-öelda kuni nüüd on voolum 4, nüüd peaks tulema voolum 5 ja teeme siis juba uue saatesarja, tuleb Tehnokraat ja läheb, et kes on Andres Saukase fännid, et siis hea uudis teile. Väga äge. No ma ütlen sama asja, et ega ei saa niimoodi, et sa võtad mingisuguse ühe raamatu või ühe saate või ühe lehe ja siis saad sealt kogu informatsiooni, et inimestel ongi paljudel nende peavoolumeedia jälgijatel niisugune suhteliselt naiivne suhtumine, et sa lähed õhtul koju, istud diivani peale, paned teleka lahti, siis vaatad pool tundi AK-d ja mõtled, nüüd ma tean tõde, eks ju, et see tõe välja sorteerimine ja sõelumine, see nõuab ikka korralikku tööd aga samas saab ka tegelikult
tegelikult sealt peavoolust info kätte, kui sa oskad nii-öelda ridade vahelt lugeda. Et seal, vähemalt sa saad sealt teada selle, et mida kindlasti nagu uskuda ei tasu, et noh, nii nagu siin Ukraina sõda mainiti, et kui ikkagi päevast päeva kogu aeg sulle ühte seda sama kelbast nagu aetakse, siis võid ikkagi üsna kindel olla, et midagi on seal mäda, et mis seal mäda on, siis selle peadki ise välja uurima. Ega infot ongi jah tõesti mõistlik vaadata mõlemalt poolt ja siis see kujuneb nagu lõpuks sul välja endale, et mis on nagu need kõige adekvaatsemad sinu enda jaoks, et ega ei ole nüüd jah kindlalt seda, et mis nüüd, et kus sa saad selle kõige õigema info, et ma olen ise ka vaadanud, ma vaatan infot nii nagu nimetavad nemad professionaalseks meediast ja siis ka alternatiivmeediast ja sealt siis nagu saab selle pildi kokku lõpuks. Ja vahepeal tuleb ka väga huvitavaid asju välja ja näiteks nagu selle olukorrast riigis saatega oli, kus nad rääkisid, et need rändaktivistid käivad ringi ja siis ma küsisin nende enda käest, et miks te siis mõne selle rändaktivistiga otseühendust ei võta, et ei küsi nende käest, et kuidas nemad nagu mõtlevad ja miks nad seda teevad ja siis nad ütlevad, kus sa tead, et me juba nendega, et nad on meil juba pikemat aega jälgimise all, aga no millegipärast ei ole küsinud kellegi käest mingit kommentaari. Et seal jah, aga jah, infot vaadake igalt poolt ja kujunevad välja need kõige sobivamad lehed siis või kanalid enda jaoks, et ei ole mõtet ja kindlaks ja ühele poolele kindlaks jääda. Mina omalt poolt lisaks, et see väide, et peavoolus ainult valetatakse, no ega katkine kell ka 2 korda päevas on jumala õige. Et seal ikka mingeid pärleid leidub, mis ongi nii, on ju, aga mida tasub jälgida, mina näiteks, mulle meeldib kuulata inimesi, kes arutlevad, analüüsivad ja mul on niimoodi, et mul on paar saadet inimest, keda ma kuulan, kellega ma ei ole kõigest samal meelel. Näiteks inimene, ma ei hakka nimest nimetama, et jumala hea jutt. Kõik nagu klapib lust kuulata ja siis ütleb, et Zelenski on kangelane ja püüdis Ukrainat päästa, aga need teised seal. Ja siis mul on siuke, et no okei, las olla. Ma ei tühista selle peale inimest ära, sest ma tean, et äkki mina eksin, äkki ongi kangelane ja mis seal ikka. Et ma ei tühista ära, sest mulle meeldib kuulata, kuidas inimesed mõtlevad ja mis on eriti oluline, et jälgige enda ümber inimesed, kes mõtlevad ja väljendavad oma neid mõttekäike. Sest see on see, mis annab meile üldse aluse jõuda mingi tõeni, kas või aja jooksul, et see, kui täna me ei saa nagu kõigest täpselt aru, siis just see mõtlemisvõime tunnustamine üksteisel ka, et väga hea, et sa kaasa mõtled, on ju, et mõtleme veel edasi, et me ju ajas liigume tegelikult tõele üha lähemale, sest valel on lühikesed jalad ja see tõde järjest tulebki ju välja. Ja mis ma veel tahtsin öelda, miks inimesed eelistavad seda peavoolu, seal tehakse asi nii lihtsaks, sa ei pea mõtlema, sulle antakse nagu pasteet ette. Lihtsalt neela alla, mäluma ei pea, mitte midagi ise ei pea tegema, lihtsalt puha sisse ja usu. Ja siis, kui oli see COVID-i teema pihta hakkas ja ma sain ma ise tundsin ennast kehvasti süstitute läheduses, pluss ma kuulsin selle kohta, see, et see energia neil muutub, see, et mingi mürk nende kehas on ja kuna mul oli tol hetkel just väike beebi, siis ma tundsin, et ma pean selle otsuse tegema esiteks iseenda ja oma lapse kaitseks või laste. Ja teiseks, et anda ka see signaal, et see on võimalik. Ma olin ka valmis, et ma laostun täielikult selle otsuse pealt, aga mul täpselt see, et mis ma selle rahaga teen, kui mul pärast on mingid terviseprobleemid. Sest neid terviseprobleeme mul lähedastel oli igasugu hädasid. Olidki ühes ruumis vaksituga ja olid igasugu asjad lõid välja. Ja huvitav on see, et kui ma tegin postituse, et ma ei teeninda vaktsineerituid, siis võttis ühendust üks ajakirjanik, Postimehe ajakirjanik, ja ütles, et küsis, kas ma tahaks ogavalgust rääkida. Ma ei öelnud mitte kuskil sõna ogavalk oma postituses, aga tema teadis, mis asi on ogavalk. Veits kummaline või ei või? Et nad ei ole midagi nii pimedusega löödud. Ja jah, ei maksa inimesi et kui sa kedagi hakkad jälgima, siis ei maksa ka üle tema on nüüd see tõe jumal ja tema teab kõik ja me ei jõua niimoodi tõeni, kui me usume niimoodi, et Allah või aamen või kuidagi lähed väga siukselt üleni sisse, et sa pead kogu aeg olema tundled püsti, et mitte niimoodi, et sa oled paranoiline, et kõik on, ma ei tea, kõik valetavad ja kõik on lollid, aga jälgida, et kui inimesega
mingi osa jutust klapib, isegi enamus või peaaegu kõik tore on ju, ja kui mingi koha pealt sul endal siuke, et no, pane siit sa paned ikka puusse, no, mis seal ikka on ju, me kõik liigume sellel teel. See on inimlik, eksimine on inimlik. Aitäh! ja ärge ajage vandenõuteoreetikuid vandenõulastega segamini. Vandenõulased on vandenõus osalejad. Aitäh! Just Aga kas täpselt. siin oleks äkki paslik välja tuua, et vandenõu analüütikud saavad kokku 20. juunil? ja nendele inimestele eriti, kes hakkavad kahtlema ja tõesti kahelge ja kui saate aru, et ikkagi olete juba kahtlejad, siis siit saab mingi osa tõe, et 20. juuni Vahemetsa talu, Hellenurme, Elva vald ja mitmepäevane üritus. Et Facebookis on tegelikult Kertu lõi eventi ära, nii et saate sealt tutvuda natukene ja koha peal kuuleme siis. Ja info läheb siia alla, et tõesti 20. juuni, et broneerige endal kõik kenasti ära, et eelmine aasta oli väga äge üritus, oli isegi reklaami ei pidanud väga palju tegema, et toov oli rahvast kõvasti täis, et see aasta tuleb kindlasti veel rohkem inimesi, et kui te tahate sinna mahtuda, siis tuleb vara kohale tulla. Muidu teised jäävad äkki kuskil aia taha. Ja minu meelest oli ka jumala äge oli eelmine aasta. Kõvasti sai analüüsitud, ja suitsusauna sai kõvasti võetud. Isegi sinuga, Peeter, see niuke analüüs saunas tehtud. No maailm läks ikka palju paremaks kohe. Analüüsitud. Aga ma tänan teid teie aja eest, oli hästi tore ja meeldiv 1,5 tundi ja väga sisukas, kindlasti sisukam kui see, mida need Tartu Ülikooli koolitajad korraldasid. Ja vaatame, võib-olla tuleb selliseid huvitavaid konverentse veel, kus me saame kõik koos osaleda ja ma väga loodan, et me saame ikkagi siia liini otsa mõnikord ka teise poole esindaja, et oleks ju väga vahva. Aga veel kord, 1000 tänu teile teie aja eest ja suhtleme veel ja palju jõudu. aitäh! Aitäh! Ja võitleme edasi. Mul on äärmiselt hea meel teatada, et üks uuendus, mille kallal ma olen juba pikalt pusinud, on lõpuks ometi valmis saanud. Nimelt on Vastupanu liikumise leht saanud veidi teistsuguse ilme. Aga välimus ei ole ainus, mis on muutunud. Peamine on see, et nüüd leiate lehelt lisaks saadetele ja intervjuudele ka foorumi, kus saab mõttekaaslastega tsensuurivabalt arutleda, küsimusi küsida ja ideid jagada. Muidugi ei ole see foorum ainult vestlemiseks, see on ka koht organiseerumiseks, näiteks koosolekute või meeleavalduste planeerimiseks või lihtsalt selleks, et leida oma piirkonnast mõttekaaslasi ning nendega tooteid või teenuseid vahetada. Kuid see ei ole ainuke võimalus, kuidas uuel Vastupanu liikumise lehel omadega suhelda võimalik on. Pidevalt on avatud virtuaalne koosolekuruum, kus saab mõttekaaslastega veebi vahendusel otse vestelda. Lisaks toimub iga kuu viimasel pühapäeval paaritunnine privaatne vestlus, kus arutleme üheskoos olulistel teemadel ja otsime koos lahendusi. Ja seegi pole veel kõik. Teil on võimalik saada eelinfot selle kohta, kes tuleb järgmisena külaliseks Vastupanu liikumise stuudiosse. Saate neile küsimusi esitada ja pakkuda välja ka inimesi, keda sooviksite külalisena näha. Lisaks kõigele sellele veel vaid liikmetele mõeldud otseülekanded ja lisamaterjalid. Nii et kui soovite Vanglaplaneedi portaali tegemise toetada ja te ei ole veel Vastupanu liikumise lehe kasutaja, siis valige endale meelepärane pakett ning liituge Vastupanu liikumisega. Ja muidugi suurimad tänud kõigile neile, kes on Vanglaplaneedi portaalile toeks olnud ja tänu kellele eestlaste vastupanu vaim aina kasvab. Saksa patarei seal tulistas lembitud mitmel korral ja see lembitatus väga raskesse olukorda, ülevalt pommitati ja lennukite pealt ja maalt siis patareid, Saksa patareid tulistasid ja seal lembitul tekkis üks nii roolirike ja seal siis pitkalt tuli signaal tagasi tulla. Aga komander vastas, et ei saa tulla, meil on siin hea olla.